voodist jaunest üles. Valgusta mu mõistust ja südant mitte lahti mu huuled, et ma sulle püha kolma ilus laulaksin. Püha, püha, püha oled sina, Jumal. Kui ma kuulsin esimest korda Õigeusu Kiriku laulu, siis ma sain aru, et see võiks nüüd küll kõnetada minu kujutuspildis seda Jumalat, kellega ma rääkida tahan, et see on ilus laul. Et see õigupoolest kutsus mind ka Õigeusu Kirikusse, just see laulu osa. Et ma olen lauluinimene alati olnud, siis see oli põhiline asi ja see oli kõige meelitavam. Ja et ma olen ka aktiivne inimene, siis see aktiivsus, mis 90% näiteks liturgiast ongi laul, siis sa saad väga palju teha, kui sa oled õigeusklik ja laulad, et siis väga palju kogu aeg teha. Teenistustel laulmine on minu jaoks eeskätt palve. Et kirikumuusika on alati heliteos, ta on alati muusika oma viisi ja kõigega, aga eeskätt on ta palve. Ja kirikumuusika võimaldabki inimestel ja ka eeskätt kindlasti lauljatel aktiivselt kaasa teenida, olles mitte preestri rollis, vaid siis laulja ja palvetaja rollis. Teenistustel laulmine tähendab mulle väga palju. Ma olen olnud ka mõnikord, kui on kurguvalu või mingi muu põhjus, lihtsalt nii-öelda saalis ja kuulanud kaasa seda, kuidas teenitakse ja palves proovinud kaasa elada. Aga ma pean ütlema, et see lauljana teenistusel osalemine, see on kuidagi palju loomulikum minu jaoks ja palju tähenduslikum ja mul on lihtsam kuidagi jälgida teenistuse käiku ja seda kulgu, et see on minu jaoks nii harmooniline ja terviklik. Teenistustel laulmise juures minu jaoks on oluline see, et inimestel oleks kirikus ilus olla ja et see viiks neid ühte teise ja ilusamasse paika. Põhiline, et kirikulaul ei segaks. No, õigeusu muusika on see, mida õigeusu kirikutes lauldakse ja see teatavasti on väga erinev. Et erinevates kirikutes on erinevad traditsioonid ja ka väikses Eesti õigeusu kirikus on väga palju erinevaid traditsioone. Ja mõned nendest traditsioonidest on tõesti sellised väga haavatavad, et kui üks koorijuht või laulja sureb, siis kaobki üks suur osa traditsioonist ja võib-olla jäädavalt. Et selles mõttes on iga laulja kohus, kes laulab kuskil, kus on inimesed, kes on selles kirikus juba pikemat aega laulnud, et püüda alandlikult õppida seda, mismoodi lauldakse ja mida lauldakse. Et seda ma olen püüdnud teha. Õigeusu muusika tähendab minu jaoks väga palju. Minu jaoks on ta see võti või mis, täpsemalt öeldes, minu jaoks on ta võti, mis avab värava õigeusu maailma, et väga paljud inimesed, kes on õigeusu kirikusse tulnud, on just öelnud seda sama, et laul on see, mille kaudu nad hakkasid huvi tundma üleüldse õigeusu maailma vastu. Ja see on kuidagi nii hädavajalik seda teenistuse juures või ma ei kujutaks ette õigeusu kirikut ilma muusikata üldse. Ma liitusin ammuilma lihtsalt kirikulisena kaasa jorutades, aga nüüd, kui ma olen vaimulik, siis mul on väga vähe või peaaegu üldse mitte neid võimalusi, et kooriga koos laulda.
kui 3 aastat tagasi Isidora kutsus Aleksandrite koori kõik endised liikmed kokku, et teha projekti korras mõni kontsert kiriku toetuseks, siis see oli mul suurepärane võimalus kogeda seda jälle. Ma ei ole kunagi lootust kaotanud, et ma saan kunagi veel jälle laulda. Ja ma väga naudin neid koos olemisi ja koos laulmisi. See on kahtlemata olnud minu jaoks väga huvitav protsess. Et kui me alustasime 2019 septembris esimese kontserdiga, siis laulsid Tartu Pühade Aleksandrite koguduse lauljad ja olime palunud meid juhatama Tallinna Siimäe Anna katedraalkirikust koorijuhi Terje Palli. Et siis hakati meid kutsuma edasi mitmetesse teistesse õigeusu kirikutesse kuni siis tänaseni. Ja mis ongi hästi suur puudutus olnud, et me oleme laulnud väga palju väikestes kirikutes, kus toimuvad väga harva teenistused või ei toimugi. Näiteks Paadrema või Plaani, kus ei ole ammu juba teenistust peetud. Et see selline eriline puudutus nendes väikestes maakirikutes, mis annab omaette väärtuse. Ja siis muidugi see, et väga heade lauljatega koos laulda väga hea koorijuhi käe all, kus on siis võimalik tõesti see muusikaline areng ka, et mulle on kunagi ka koorilaul väga meeldinud, et ta praegu siis on see sellises väga olulises kuues minu jaoks, mis loob sellise fooni, et nii huvitav on koos areneda ja neid laule siis järjest nii-öelda siis edasi lihvida, et kuidas seda sõnumit ja seda muusikat siis koos paremini edasi anda. Kuulsin, et Aleksandrite koor on loodud ja et nad laulavad. Oli paar kontserti, kuhu ma ei saanud minna, aga kui ma õigeusu kirikuga liitusin 15 aastat tagasi, siis mul millegipärast oli mingi ettekujutus selline, et võiks teha väikese grupi, kellega hakata mööda Eestimaad käima ja laulma mahajäetud õigeusu kirikutes. Selles lootuses, et kunagi tulevad sinna päris inimesed ja päris vaimulikud ja need mahajäetud hooned on jälle täis viirukilõhna ja vahaküünalde leike. Ja huvitaval kombel see nagu juhtus, et väga palju aastaid hiljem, aga kui ma Aleksandrite koorist kuulsin, siis ma ise tegelikult käisin koorijuht Terje Pallile peale, et ma väga tahaks tulla. See on minu jaoks nagu väga oluline. Selles Aleksandrite kooris laulmine on mulle andnud kindlasti väga palju erinevate nurkade alt. Üks asi on see, et kuna ma olen juba väikesest saati tegelenud üht ja teistpidi muusikaga ja olen enda puhul täheldanud seda, et kui ma mõnda aega ei tegele muusikaga, siis ma pooleldi kontrollimatult hakkan üha rohkem suvalisi asju tehes viisijupikesi ülisema. Et see muusika tuleb kogu aeg justkui ise minu juurde tagasi ka minu seest ja see ongi üks täpselt selline väljund, mis võimaldab mul seda muusikaga koos elada. Ja kuna see vorm, need väärtused, see stiil ja kindlasti ka see seltskond, kõik see mulle väga sobib, siis ma tunnen, et see justkui paitab mu südant ja hinge, kui ma sellega niimoodi tegelen. No Paabeli jõgede kaldal muidugi. See on selline paasturännak. Ma olen kohutavalt halb paastuja iseenesest, aga mulle meeldib nende paastuja palvetekstidega
süveneda. Need toidavad, jah, see on selline õiguse bluus, ütleme nii. Kurblik, aga mitte ainult. Kurblik ja samas annab jõudu. Ta ei lohuta selles mõttes, et ta ei võta sult ära seda kurbust, mida sul on vaja, et endaga tööd teha. Aga ta aitab sul sellest võtta siis viimane, et edasi liikuda selles eluetapis. Mulle väga-väga meeldib Paabeli jõgede kaldal. See hingeelamus seal taga, mida seal, et millest see laul räägib. Ja, et millise tunnetusega saab maailma näha läbi südame. Ja. Paratamatult, nii et ma sinna midagi teha ei saa. Olgu mu palvelaul, kus ma olen solistina laulmas salme ja koor tuleb refräänis kaasa ja kus mul tütar laulab seda salmi osa ka. Ja vot selles laulus on nii, et ta iga kord paneb mu tegelikult nutma, aga selles mul on kujunenud välja mingi professionaalsus, missuguse liigutusega nutt suuremaks tahaks minna ja missuguse liigutusega nuttu tagasi hoida. Siis ma hoian ikkagi tagasi, sest ma ei lähe ju sinna mingit emotsiooni ainult üles näitama, et ma pean ikkagi lõpuni jõudma lauluga. Emotsioon võiks tulla, aga ma ei saa ainult sellele pidama jääda. Tegelikult on minul seda väga keeruline öelda, sest tõsiselt mind puudutavad need kõik. Need ongi erinevatest ju ka teenistustest, teenistusvormidest, õhtuteenistust, sest paastoajast, liturgiast ja samal ajal ka Jumalaema laulud ja veel teisi rännulaulu. Et ma ei oskagi võib-olla niimoodi väga eraldi välja tuua, need kõik on väga-väga ikkagi olulised. Mina olen Pühade Aleksandrite koguduse preester Vadim. Eestlastest õigeusklikele mõeldud Aleksandrite kogudus asutati 1913. ja Nurgakivi kirikule pandi 1914. aastal. Ajalooliselt on oluline, et peaaltarit pühitses märter piiskop Platon 1918. aastal, ajal, mil ta teenis Tartus. 1964. aastal pandi aga Jumalakoda kinni ja kogu nõukogude ajal teenistusi ei toimunud. Alles 22. aastal sai kogudus kiriku tagasi. Kuna pühakoda on aastaid tühjana seisnud, on see avariilises seisukorras, katus laseb läbi, seinad mõranevad, fassaad on katki. Kogudus otsib nii Tartu kui terve Eesti kultuurpärlile rahastust nii annetuste kui kontserditulu näol. Nimelt 2019. aastal kogunes meie koguduse täiskogu ja seal otsustati selleks, et pöörata tähelepanu kirikuhoone halvale olukorrale, kutsuda kokku Tartu Pühade Aleksandrite kirikukoor, nii praeguseid kui ka kunagiseid lauljaid, kontserdite andmiseks.
millega koguda annetusi kiriku taastamiseks. Koori palusime juhatada Tallinna Püha Siimoni ja naisprohveti Hanna kirikukoori koorijuhi Terje Palli. Hiljem on kooriga liitunud veel lauljaid teistest Lõuna-Eesti kogudustest ja Tallinnast. Koor on 3 aasta jooksul andnud 20 kontserti üle Eesti. Koori kontserditel lauldavad palved pärinevad erinevatest teenistustest läbi terve kirikuaasta. Mõned palveviisid on üle 1000 aasta vanad, mõned on kirjutatud meie oma kaasaegsete heliloojate poolt. Kiriku restaureerimise toetamine on panustamine Eesti kirikuloo säilimisse. Õigusk on olulisel kohal olnud üle Eesti juba 100 aastaid, kuid paljud kirikud on väga kehvas seisukorras. Koori missioon on nii koguda annetusi Tartu Pühade Aleksandrite kiriku restaureerimiseks, kui ka tutvustada laiemale kuulajaskonnale õiguse rikkalikku eestikeelset liturgilist muusikapärandit. Kogudus palvetab enda heategijate eest igal teenistusel. Jumal kõnnistab rõõmsat annetajat.